Tere tulemast! Tali podcast alustab taas ja mul on eriti hea meel tutvustada või nii-öelda alustada tänast saadet, sellepärast et ma olen külas siin Elinal ja Alaril. Elina Ojastu on siis minu tänane külaline. Elina on ma arvan, et sa oled üks sellistest teadlikumatest naistest, keda mina nii-öelda siin Eesti nagu, keda mina jälgin või keda mina hästi austan nagu sellel Eesti maastikul oled sina kindlasti üks nagu joonistanud täpi mulle radarile kõik see circling'u praktikad, mida sa teed, see mindfulness, see selline pidev eneseareng, pidev see edasi liikumine sellel vaimsel teekonnal. Töö mõttes võib-olla oled rohkem tuntud ettevõtluses coachi ja koolitajana, aga täna selle podcasti võtmes räägime pigem sellest sinu sisemaailmast ja sellest, kuidas sa näed. Tere! Tere! Minu poolt ka. On nii hea meel, et me oleme pikalt otsinud seda õiget hetke, millal seda salvestust teha ja mul on rõõm südames, et me seda täna nüüd siin ja praegult selle ette oleme võtnud. Jah, et see kuidagi minu jaoks ka kummastav, et kui pikalt justkui on see aeg ennast ise otsinud ja ümber muutnud. Et kuidagi endal ka põnev, et huvitav, kas siis täna on midagi nii küpseks saanud, et on valmis ka siis videosse tulema. Võiks sulle näha. Ja. Põhiteema, millest me sinuga rääkida tahtsime, oli emaduse teema. See hakkas meil kerima tegelikult sügisest peale, kui me enne seda suurseminari Naised, mis oli 1. novembril, ehk enne seda, kui me kohtusime, kui me seal selle seminari raames seal naistega suhtlesime ja seda ja siis sealt hakkas see kerima ja see oli minu jaoks tõenäoliselt hästi paljusid puudutav teema on kogu see emaks saamise, ongi kogu see kontseptsioon, kogu see programm, kogu see ühiskondlik surve, eriti kui oled abielus, eriti kui oled nagu nii-öelda selles parimas fertiilses eas ja siis sinuga aus jagamine seal seminaril, et võib-olla, et just seesama see mõtisklus, et võib-olla emaks saamine ei olegi sinu teema, Kus sa täna sellega oled, kus seisus sa täna oled selle mõttega, kas saada emaks või mitte saada emaks? Jah, et peale seda seminari või seda esinemist ja konverentsi, mis oli siis sügisel, ma märkan, et ma ise, mida ma täna näen, et ma avastasin enda jaoks mingisuguseid nurki, millele ma polnud isegi eelnevalt mõelnud. Et ma olin kogu aeg mõelnud, et emaks saamine, et iga naine peab emaks saama, et kuidas siis ei saa emaks. Ja et see isegi ei olnud mõttes, et äkki ei, et see kaalumise koht. Ja Katrin Saali-Saul oli võib-olla esimene, kes üldse tõstatas selle küsimuse minu jaoks, kui ta tuli siis ühe sõbranna sünnipäeval tund aega rääkis siis erinevatest arheotüüpidest ja puudutas ka seda emaks saamise osa ja mainis ka, et kui ta saaks järgmise elu elada, siis ta saaks naisena kogeda ka seda, kui ta ei ole ema. Mitte, et ta kuidagi kahetseks või võtaks tagasi, aga nagu, et justkui seda reaalsust justkui nendes normides ei eksisteeri, kus me täna elame, kuigi on vabadust järjest rohkem meil kõigile mõelda ja öelda ja tegutseda nii, nagu me ise soovime. Aga täna, mis see pool aastat on must muutnud või natuke peale kui pool aastat, see oli vist äkki oktoobris, see oli novembris. 1. novembril seminar oli. Ja mis see muutnud on, ta on palju sügavamaks teinud selle minu jaoks selle lapse saamise teema ja teisalt võib-olla toonud ka seda tasakaalukust juurde mõista, et ma ise näen, et kui ma millessegi hüppan, siis ma hüppan nagu pea ja karvadega sisse ja hurraa, aga tulen sealt välja ja siis kõigile jagan, mis ma avastasin, mõtlemata võib-olla, et kui delikaatne mõni teema võib olla või kui ma ei tea isegi ta on küll delikaatne, aga ta on hästi mis see hea sõna sellel oleks? Mina tajun, et see on hästi laetud teema. Ta on hästi laetud. Et nagu hästi emotsioone tekitav nagu vastandid, kaks hästi tugevat äärmust ja kuidagi siuke nagu laetud teema. Jah, et
jah, laetud võib-olla on tõesti, võib-olla mingi sõna tuleb veel, eks vaatame siin selle kõne jooksul. Aga kus ma täna olen jõudnud, et ma sügisel jõudsin siis sellisesse kohta, kus ma mõistsin, et sügisel ma olin hästi raskes kohas iseendaga, mul oli päris vähe ressursse ja igapäevaselt iseenda emotsioonidega toimitud tulemine oli üpris väljakutse rohke. Aga ma tulin toime muidugi ja siis üks hetk ma nägin, et tekkis tugev lapse saamise soov ja kus ma siis ühes teraapias jõudsin, et kui ma võtan lühidalt kokku, kuhu ma siis selle esinemisega jõudsin, oli siis see, kus ma mõistsin, et ma soovin last saada, et justkui mu keha soovib last saada sellepärast, et siis mu keha hakkaks teatud hormoone tootma rohkem ja mul oleks ressurssi rohkem. Et justkui see idee, et lapsel oleks siis ressursitud ema või et mul oleks tähelepanu lapsele siis anda või et mul üldse midagi soovi kellelegi anda, et see polnud üldse siis oluline. Et see oli lausa jahmatav ja ehmatav ja see kusjuures teraapia oli täpselt üks päev enne seda konverentsi, et siis võib arvata, missuguse õhinaga ma seda jagasin ja sain aru, kui oluline, et naised küsitleksid endalt seda. Ja kusjuures ma lisaksin täiega siia juurde ka just sama, mul on hästi sarnane kogemus selle osas, et kui ma vaatasin otsa, mul oli niimoodi, et ma ei saanud 2 aastat, ma ei saanud lapsi, siis kui ma nii-öelda püüdsin saada hullult lapsi, meil oli nagu projekt, on ju, ja ma ei jäänud rasedaks, kuigi ma olin täiesti terve. Ja siis, kui ma hakkasin läbi rännaku erinevate harjutuste, hakkasin, kui ma siis ühel hetkel panin kirja, et miks ma tahan last saada ja kui ma panin sinna 2 lehekülge põhjuseid, miks ma tahan last saada, siis ma olin nagu 2 äärmuslikku tunnet korraga, ma olin täiesti ahastuses, et kuidas see on võimalik, et minu sees on nii palju nagu egopõhiseid vajadusi või egopõhiseid põhjuseid, miks last saada ja samal ajal oli selline ülim tänulikkus, et ma ei ole jäänud rasedaks, sest et see nagu taak, millega või see nagu mul oleks juba sellele pisikesele beebile nii palju nõudmisi olnud, mida kõike ta peab mulle pakkuma, mida kõike ta peab tervendama, keda kõike ta peab tervendama. Et mul lihtsalt nii õnnelik, et ma ei jäänud tol perioodil rasedaks enne, kui ma ei toonud üldse nähtavale kogu seda emotsionaalset egopõhist sellist nagu vajadust, et mis see lapse saamine, et see ei ole lihtsalt see, et ma tahan emaks saada, vaid et seal oli kõik, ma ei tea, kõiki, mida iganes see laps siis pidi justkui parandama, lapse saamine nagu. Just, tead, sa jagad hästi oluline nägemine, väga oluline ja kuidagi meeldib, et kui Alar, mu abikaasa, siis kui me siin mõtlesime selle laste saamise peale üks hetk vähem intensiivsemalt, teine hetk intensiivsemalt, siis ta võttis ette, nagu ta ikka, ta loeb kõik kasud süvendid alati läbi ja siis, kui tuli see küsimus, et kas saada laps või mitte, ta võttis kohe guugeldas nii, mis raamatud on siis välja antud, kindlasti on inimesed, kes on kogenud hästi palju sel teemal, et miks siis saada laps või millal, kus ma tean, kas ma tahan või ei taha last saada. Ja jagas ka seikasid minuga ja soovis, et ma ka loeks, aga ma ise tunnen, et ma olen seda sorti, kes peab ise enda sees läbi protsessima, et siis ma tean, et ma ei saa väljast midagi sisse võtta ja öelda, et siis ma teen vastust. Aga üks seik, mida ta siis jagas nendest raamatutest, oli siis see, et see on sinu elu kõige tähtsam otsus. See on elu su kõige tähtsam otsus. Ja tundub küll, et justkui siis seda otsust võiks ka mitu korda siis läbi mõelda, et mille pealt ta siis tuleb, eks. Ja siinkohal tahan kindlasti öelda ka seda, et mulle lapsed väga meeldivad ja idee poolest tahaks küll seda kogemust siin elus saada, aga see, kuhu ma täna jõudnud olen, võib-olla annab paremini ka mõiste sellest, et miks ma täna saan aru, et kui ma ka ei saa, on ka okei. Ja võib-olla sügisest kuni veel äkki paar kuud tagasi läks seal mull katki. Ja mis mullist ma siis räägin, et ma saan aru, et selle laste saamisega minu teekonnal, eks jällegi kuulaja saab ja vaataja saab ise mõelda, mõtiskelda, mis tema sees siis üles tuleb selle peale. Ja ma kindlasti ei soovi kellelegi öelda, mis on õige, vaid lihtsalt jagada oma teed. Ja oma vastusi ja võib-olla kui kedagi see inspireerib, siis sellest on mul ainult rõõmu heas suunas, siis õiges suunas või enesega rohkem ühenduses olemise suunas, et siis sellest on mul ainult rõõmu.
aga igal juhul, et selline, isegi kui ma taipasin teraapias seda, mida ma eelnevalt nüüd jagasin, ma mõistsin, et mul kuskil kuklas on ikka selline mingisugune nagu koht, või isegi ütleks, et alamisiksus, kus ma aeg-ajalt käisin. Ja kui ma sinna sisse läksin, siis ma muutusin täiesti teiseks Elinaks. See Elina siis, kes selles mullis või alamisiksuses välja tuli, oli siis Elina, kellel on laps ja kellel on õnnelik abielu ja siis kõik on nii hästi ja kui see laps ka tuleb, siis kõik on rõõmsad ümberringi, ainult naeratavad ja minu süda on iga päev ainult armastust täis ja kõik mured on lahendatud. Ja see on nii naljakas, et kõlab ülinaiivselt, aga võib-olla mõnega naerab, eks. Et aga... Ja siis meil kõigil on selline Hollywoodilik... Disney peal oleme üles kasvanud, et abiellusid ja siis elasid õnnelikuna elu lõpuni, aga reaalsust teate kõik ise, abiellusid ja siis hakkab see päris asi pihta, eks. See saagimine ja tervendamine ja kes kuidas siis, mis meetodeid seal valib, ja sõltub ka teadlikkusest, eks. Aga siis see lapse saamise mull, et ja siis kõik need ilusad armastusfilmid ikka lõpevad sellega või algavad või kuskil ikka juhtub see, et naine jääb rasedaks ja küll on siis rõõmu, eks. Ja kui algus ei ole, siis pärast ikka on, Ja siis ma järjest selgemalt hakkasin ka seda isiksust nägema ja kuidagi nägin, kui erinev see isiksus on ikkagi sellest igapäevaelust, kes see Elina siis päriselt on, et missugused on tema väljakutsed, et millega ta paaris suhtes on väljakutsed, millega ta iseenda sees seisab silmitsi. Ja 2 kuud tagasi see mull läks lõplikult mul katki ja see maandumise tunne, mis läbi selle tuli, oli päris võimas. Ja ma tõesti tunnen, et nagu juured tulid ka selle teemaga maha. Ja just eile vaatasime Gabor Mate filmi, traumafilmi, mis nüüd alles on välja tulnud ja seal ütles nii ilusti, mis võtab sisuliselt ka kokku selle, miks ma täna olen täpselt siin, kus ma olen, et saaks üks terve laps kasvada, tal peab olema alati tähelepanu oma siis kasvataja poolt, kes iganes see siis on, ja tal peab olema vabadust, et ta saaks välja kujuneda tema unikaalne identiteet. Eks me kõik sünnime justkui siia erinevalt, aga siis väljaspoolt ühiskond ja vanemad hakkavad ju kõik meid vormima ja see on samamoodi mõneti trauma ja läbi selle vormimise justkui ükski inimene ei kasva päris terveks. Oli see, mida Gabor Mate ka ütles ja see on ka see, mida ma tegelikult enda selle tohutu töö peale võin öelda, mis on, ma olen alles nii-öelda teel, ma ei ütle, et ma kuhugi nüüd jõudnud olen, aga mingite teemadega hakkad küll asjadest selgeks saama. Ja kui ma nendele 2 asjale vaatan otsa igapäevaselt nagu ausalt, et kui ma vaatan otsa sellele, et kas ma suudaksin lapsele anda 24/7 pidevalt oma tähelepanu. Aga mis see tähelepanu tähendab, et kui ma lihtsalt talle otsa vaatan, see ei ole päris see tähelepanu, mida see laps vajab. Laps vajab täpsemalt öeldes kohalolu. Ja mis asi on siis kohalolu? Et kui ma vaatan nüüd endasse, siis ja hoolimata sellest, et ma olen 10 aastat endaga teinud väga sügavat tööd, viimased 6 aastat olles sellest ajast olles Alariga suhtes, mis on tõesti nagu kiirrongile astumine, ma ei tea, maailma parimad terapeudid, teraapiad, erinevad kursuseid olen võtnud ja kuhu ma siis täna olen jõudnud? Olen jõudnud sinna, kus ma praegu on, ütleme nii, et minu nagu protsessid, traumatervendamise protsessid ühed kõige intensiivsemad. Öösiti ma tihtipeale ei maga, kuna mingi intensiivsus tuleb ülesse. Aga siis õnneks mul on praegu selline eluperiood, kus ma saan hommiku paar tundi kauem magada selle võrra, kui öösel on intensiivne. Siis päeval ma mediteerin igapäevaselt 1,5 tundi, et siis lubada läbi tulla nendele energiatele, mis tahavad siis mu käest lahkuda. Ja siis, kui ma Alariga koos olen, siis meil Alariga on päris palju seksuaalsuse teemal väljakutseid, kus me tõesti vaatame otsa meie erinevustele ja üritame siis kuskil keskel kokku saada. Mitte ei ürita, vaid üritame siis läbi näha järjest rohkem varju külgi. Ja muide, hea on teada võib-olla, kui ma räägin seksuaalsust, et seksuaalne valu on kõige suurem valu. Ehk siis, kui me räägime kõikidest traumadest, seksuaalsuse all olev valu on tavaliselt kõige suurem. Ehk siis sinna me kõige vähem soovime minna. Eks võite arvata, missugused erinevad strateegiad on sinna mitte minna. Teise süüdistamine võib-olla kõige lihtsam nendest, on ju, ja siis kõik manipulatsioonitehnikad, võrdluse tehnikad, lähen minema, kui ei ole nii ja nii edasi ja nii edasi. Et see on see intensiivsus, mida me siis Alariga praegu igapäevaselt läbi teeme.
ja mul on hästi tugevalt, näen, et on arenenud nende aastatega oskus järjest kiiremini paus võtta, kui me mõlemad läheme käest ära ja kumb ei hoia ruumi. Aga teisalt ja lisaks sellele näen ka, et kui mul käest ära läheb, eks kui mu valukeha aktiveerub ja tõesti räägib asju, mida hiljem mõtlen, et oli vaja või tegelikult ma ju nii ei mõtle, et oskan ka sellele, eks endale sisemisele katkisele lapsele ruumi hoida. Nüüd, ehk siis, kui ma nüüd kokku võtan, siis see aeg, ressurss, mis mul praegu läheb enda tervenemiseks. Ja siin ei ole ruumi, et siin ei ole tervet Elinat või piisavalt hästi erinevad alamisiksused ei ole piisavalt hästi veel integreerunud või katkised osad, et ma suudaks kellelegi lapsele, kes vajaks 24/7 minu täisressurssi. Mul lihtsalt ei ole seda praegu, et see on kõige ausam vastus. Ja teiseks, kui ma vaatan seda teist osa, et ta vajab vabadust ja mitte sellist, muidugi me ei räägi äärmustest, et sa ei ütle tuli, et ära puuduta tuld, aga ka selle kogemuse peab lõpuks kätte saama, et aru saada, et tuli põletab, eks. Aga just, et see, et kui ta isiksuse arengu teel, et ta saaks täielikult vabalt ise areneda, tähendab seda, et mul ei tohiks talle ühtegi ootust olla. Ja kui ma vaatan täna endale otsa, vaatan, kuidas mind kasvatati, siis mul ainult ootused olidki. Et ma pidin olema, ema ootas üldse, et ma Eesti presidendiks saaksin ja doktoriks ja head veel mitte maailma presidendiks, eks. Et ilmselt ka seda mõtlesin mingisuguses versioonis on, et ma olen ikkagi ilusam, kõige tublim, eks. Ja juba see, et ma olen kõige ilusam, kõige tublim, juba vormi mind millekski, ma pean mingitele nõuetele vastama, eks. Ja nii kaua kui ma ei ole, muidugi ma näen, et järjest rohkem neid kihte tuleb ja ma lasen lahti, integreerin endasse ära need, aga jällegi, et laps on otsene trigger nendele kõigele ja ma olen nagu ma näen, kuidas ma sean ootuseid oma abikaasale, oma sõbrannadele, oma emale, oma sugulaste, lähisugulastega, kellega lähemalt läbin. Jah, ma küll saan korrigeerida ja mingi hetk näen läbi mingid mustrid, aga tekitab lausa õudu, kui ma pean mõtlema, et need täiskasvanud inimesed veel kommunikeerivad mulle vastu, kuule Elina, siin lähed üle piiri, aga see olemus ta lihtsalt 100% usaldab, et see, et mulle hetkel tundub see liiga karm reaalsus, kus olla ja kuhu võtta vastu üks väike inimhing, keda tahaks terveks inimeseks kasvatada. Ühel hetkel muidugi, vaata umbes, ma ei tea, esimesed, suures pildis, ma ei tea, 3 aastat ta ei ütle midagi vastu, sest nad hakkavad päris korralikult vastu rääkima, on ju. Et siis on juba kergem, sest olles ise praegu, et 4,5, peaaegu 4,5-aastase lapse ema, siis ma näen, ma just mõtlesin kaasa, vaata selle kohalolu ja selle 24/7 kohalolu, et jah, lapsed vajavad kohalolu ja mida väiksemad nad on, seda rohkem, on ju, et ma pean, neil ei ole seda võimekust iseenda eest vastutada või iseenda nagu heaolu eest siis kuidagi pidi peale, ma ei tea, nutmise kuidagi nagu seista. Aga samas praegu ma nagu märkan nii tihti selliseid hetki kodus, kus me nagu oleme, mina teen mingid oma asju, kus näiteks loen raamatut või ma ei tea, teen süüa või pesen nõusid või Helgiga toimetan näiteks nõudepesumasinaga pigem niipidi või et mina midagi teen nagu oma asju ja siis ma märkan, kuidas mul lapsel täiega nagu vahelduvad need energiat, et mingi hetk on jah, see täiega üks ühele, siis on jälle see, et kutsume kellegi külla või teeme midagi, et toome mingi energia veel sisse ja siis on jälle 3. etapp, kus ta tahab täiega üksi olla. Niimoodi, et ongi, et ta võib mul pool tundi või tund aega seal üksi oma legosid kokku panna, mängib seal oma ette, loeb või mitte ei loe, aga vaatab oma mingid ajakirju, mingid lasteajakirjad värgid on ja siis need on nii, kuna need on uued hetked, et ta nagu võib, et ongi, et ta on juba selles vanuses, kus ta on nagu inimene, nagu täitsa juba nagu päris käega katsutav nagu isiksus, et siis ta nagu on üksinda ja siis ma nagu märkan, et okei, et siin hakkab natuke nagu vähemaks, et ma ei pea talle enam panema seda täit tähelepanu või kui ta ütleb mulle, teeme mõne õue, et kuna elan niisuguses kohas, et ta võib minna üksinda õue, siis on ka siuke, et okei, nagu nii võõras on alguses see, et okei, et ta läheb üksi õue, et ma enam ei peagi taga seal kogu aeg kaasas käima, on ju. Et kõik on nagu kasvamises ja muutumises ja see, mis ongi, aga jah, ma kujutan ette, et see mõte, et ma pean 24/7 panema enda tähelepanu kellelegi teisele,
tekitab selle, et aga siis, et kuhu minas või kus see ruum minule jääb, kus see ruum mu perele jääb või mu paarisuhtele eelkõige, on ju, kus see ruum tööle jääb, mingisugune vaba ja ise olemise ajaruum, on ju, et see tõenäoliselt kõlab päris ilmutavalt ja sealt sellest kohast on väga kerge vist öelda, et ma ei ole valmis, on ju. Ja see on jah, mingisugune teine kogemus on ju, mida ma ise ei jaga. Et ma tunnen, et minus on see koht olemas täiesti, kes on valmis kõik kõrvale panema. Kindlasti seal on omad väljakutsed, mida ma isegi tea, ma võin siin öelda, et siis pärast vaatama, kui see olukord käes on, mis siis saab, kuidas ma siis tunnen, et ma ei saa mingid omi asja teha. Aga ma näen, et mus on see alistumise võime ja soov, see tundub mulle isegi põnev. Panna kõik kõrvale ja pühenduda ühele inimesele 100%, kui mul on enda ressursid paigas, millega ma praegu teen hästi tugevalt tööd ja kindlasti loomulikult, et see esimesed 2 aastat on ilmselt see kõige, tähendab ka uuringud täna näitavad, esimesed 2 aastat on see kõige olulisem aeg, kus siis tekib justkui mingid ajuosad siis küpsevad siis täielikult valmis ja see on see aeg, mis siis on olulise määravusega, missugune mõtleme, see eestikeelne sõna võiks olla attachment, et kas meil tekib kiindumussuhe, et kas see kasvab terveks või siis oleme pigem vältivad või siis kiinduvad, on ju, et see on see kõige olulisem, kus muidugi siis iseseisvust tuleb järjest rohkem juurde on ju aastatega. Aga loomulikult ma saan aru, et mõni võib kuulata ja mõelda, et Elina, et nii ei saa mõelda, mu ema räägib seda alati mulle, et nii ei saagi ju, keegi siis ei saagi elada ja nii edasi ja et saad emaks, küll sa siis kõik asjad ümber mõtled ja nii edasi, et ja kusjuures sellega seoses tuleb mul meelde, et siis kui ma seal esinesin, seal naised seminaril rääkisin sellest, siis ka üks osalejatest tuli, üks esinejatest tuli, ütles, et vau, et sa ei ole ema ja sa võtad sellisel teemal sõna, et ma olen mõelnud, et ei tohi. Ja siis pani mind mõtlema ja ma arutasin ka seda Alariga ja Alari ütles midagi hästi huvitavat mulle. Ütles, et Elina, kas see ongi sinus ju ema, kes ta räägib? Siis ma saan aru, et me naised kõik oleme juba emad ja kõik teavad seda ema osa endas. Ja see on minu ema, kes räägib. Ja sinul on teistsugune ema ja sul on teistsugune ema. Et ja võib-olla miks ma võib-olla mõnele tundub, et tulen nii äärmuslikust kohast, sest et see on see koht, mis on minu spetsialiteet, et kui sa oled sommelier, siis sa eelistad mitte juua keskmist veini, eks? Aga kui sa oled elus mõned veinid joonud, siis sa isegi tead see keskmist jood, eks? Või et kui sa oled milleski, ja muidugi maitsed on ka erinevad ja selle üle ei saa ka vaielda, et kui sa millegagi lähed hästi süviti ja leiad oma kire sealt, siis see on see koht, kus mina olen selle leidnud. Et ma tunnen, et mul on nagu missioon läbi töötada oma valukohad, saada suhe stabiilsesse kohta ja siis saab alles üldse rääkida lastest. Ja kui selleks hetkeks ma olen liiga vana, siis läks nii. Et ma usun, et see teadmised, mis ma siis saan läbi selle teekonna, siis mul tekib igasuguseid teisi lapsi ja ma mõtlen siis teiste täiskasvanud kehade sees elavaid tervendamata lapsi, kellele ma saan siis olla vanemaks. Minu meelest on nagu oluline koht on või nagu hästi väärtuslik koht selle kogu meie vestluse või selle mõtiskluse juures on eelkõige just seesama, et laste saamine ei tuleks mingisuguse surve najal, nagu surve põhjal või mingisuguse ongi automaatselt, et nii peab olema, double checkimata või enda sees. Et kuidas ma siis, et mida mina sellest mõtlen, kas mina päriselt tahan lapsi saada või just nimelt, miks ma tahan lapsi saada, mis ootused sellele on, kas ma nagu ootan, et kui ma saan lapse, siis ma ei tea, olen õnnelik või siis meil on, ma ei tea, pere ja siis on kõik hästi. Et see on minu meelest see koht, mida paljud naised ei tee esiteks või ega mehed, et ei minda nii nagu väga paljud suhted ei alga teadlikust pühendumisest, vaid on see, et me justkui, ma ei tea, hakkame suhtlema ühel hetkel me avastame, et kuule, me vist oleme paari suhtes, on ju. Et ei ole selleks nagu teadlikku pühendumist või teadlikku suhte alustamist. Nii on ka minu meelest väga, vähemalt mul on need mulje, et väga suur hulk lapsi sünnib siia justkui pool kogemata, ilma reaalse otsuseta seal taga. Jah, otsustatakse siis, kui ma ei tea, naine on rase, et mis me siis teeme, aga enne seda tuleb otsustada, et kas ma üldse tahan, kas me tahame seda last ja mis platvormilt ja seal minu meelest nii palju on ka räägitud seda, või mina olen kokku puutunud sellise
ongi selle energeetilise sellise valmisoleku või valmistumisega, et juba see, mis kohas on vanemad energeetiliselt lapse eostamise hetkel, mõjutab juba nii tohutult palju seda, milline see laps tuleb. Ja kas või seda, et ma ei tea, paastuda enne, ütleme, paastumine võib olla nagu äärmuslikum variant, aga kas või näiteks, ma ei tea, loobuda teatud perioodiks enne raskemast toidust, piimast ja sellistest nagu kehas raskemat tunnet ja kauem sees olevast ongi toidust jätta alkohol teatud ajaks ära, kes kasutab veel mingit meelemürke või mis iganes, et nagu puhastada ennast nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt, energeetiliselt tulla ühele tasemele partneriga ja nagu kuidagi, ma ei tea, tuua või luua see laps siia ellu rituaalina hoopis on ju, või taotlusena või hästi suure sukse palvena on ju, versus see, et lihtsalt juhtub on ju, et see stardipunkt on juba hästi erinev. Et minu meelest see on ka see koht, kus üldse mille teadlikkust peaks oluliselt rohkem tõstma. Ja see on Kristjana nurk, just kui ma mõtlen enda peale, siis ema ütles, et mina tulin sellepärast, et vennal oli mängukaasast vaja. No ja siis see on see mõneti see minu kaigas kodaras, mis mind kogu aeg justkui tahan iseseisvalt mingi projekti ette võtta ja see on nagu mingi noahoop, nähtamatu noahoop, mis kogu aeg tuleb ja tabab ja tõmbab mu energia kinni, et ma ju üksi ei saa, ma olen kellegi kaaslane. Et see nii huvitav, et ka nii võib manifesteeruda, et see on huvitav ja kuidas te olete tulnud või kuidas sina või ka tegelikult teie, mu hüpotees on see, et pärast seda, kui te Alariga abiellusite, nüüd olete piisavalt juba koos olnud, ükskõik kas te olete abiellus või mitte, ikkagi on nagu aastaid koos olnud juba palju ja või piisavalt on ju, et ma kujutan ette, et see surve või ootus või need küsimused, et no millal siis pisiperet võib oodata, on teatud hetkel olnud hästi aktuaalsed, et või ongi ikkagi see surve nagu väljapoolt, et millal siis ometi. Kuidas, et kas te olete tundnud seda survet ja kuidas sa siis, kas siis sina või teie paarina olete tulnud toime selle survega? Mul on tunne, et kõik on loobunud, või selles mõttes loobunud, et nad juba teavad, kuidas me vastame ja nagu pigem ei torgi. Et jah, kuidagi ka, et ikka ema eelnevalt äkki paar aastat on suht niimoodi andnud rahu selle teemaga ja kuidagi jah, andnud selle vastutuse koha nagu mulle või et tunnen nagu mingit vabadust seal, aga mingi hetk oli küll, eriti just kui suhe algas, ma arvan, et esimesed mingisugune 4-3 aastat, siis oli küll järjepidevalt muudkui tuli neid tellimusi. Küll siis keegi vanama ütles, mu sureni kindlasti enne kui see lapse, et see kuidagi siuke, et see on ikkagi alateadlik, pidev nagu surve ja natuke nagu manipulatsioonina isegi ja vähemalt on mulle mõjunud, aga kuidagi ma olen praegu hästi tänulik, et elu on just täpselt nii seda mängu minuga mänginud, et mina ei olen see kõiges tantsega, elu läbi minu tantsib, on ju, et jah, et ma näen, et mul on lihtsalt mingisugused teised missioonid siin, mida siis avada ja mida äratada. Äge, et teil on see nagu sisemine jõud olemas, et sellele survele vastu astuda, mitte siis sellega kaasa minna ja mõelda, nagu tuleb siis, või et nagu omaks võtta see mõte, et tõepoolest me peame saama lapse. Et ma mäletan ise, kui ma olin, siis kui me juba üritasime last saada, siis mu ema kind of oli sellest nagu kursis sellega, et siis ta enam ei survestanud, aga paar aastat enne seda oli pidevalt niimoodi, et tead, jätta see alles, kui sa rasedaks jääd, siis on sul seda kleiti nii hea kanda, on ju, või ma ei tea, kui tal oli seljaga mingisugused, ma ei tea, selg oli kange, just mingi, et anna mulle ikka padi silla taha, et muidu ühel hetkel jään siin vanaemaks, siis on selg nii haige, et ei jõua lapselapsegagi mängida. Pidevalt olid sellised nagu väiksed torked või väiksed sisendused, vaata, et nagu lapse, on ju. Et siis oli küll nagu see, et mul endal ei olnud sel hetkel üldse seda aktuaalselt, aga väljaspoolt muudkui tuli ja et selles mõttes hästi kerge on minna kaasa sellega ja võtta omaks, mida rohkem mulle midagi sisestatakse, siis hästi kerge on seda ühel hetkel nagu alistuda sellesse.
ja nagu öeldakse, et igal inimesel on teatud arv eisid. Ehk siis, et kui need eid saavad otsa, siis on mingi okei, no hea küll, siis saame siis selle lapse kõik ümberringi tahavad justkui, et me saame siis, on ju. Et tundub, et teil on see kese olemas või see nagu paarina see jõud olemas. Jah, et see jõu, kui sa nimetad seda jõuks või see kese, et see, mina ikkagist pikalt ei olnud seda mul, ma natuke ignoreerisin seda, mida Alar ütles mulle, et ta ütles, et ma praegu ei ole kindlasti valmiks ise, et see ei ole see hetk minu jaoks selline. Ja siis ta isegi oli nii kaugele oma mõtetega, et sai aru, et kui mina väga tahan, et siis ta saab aru, et me peame lahku minema, sest et ta ei taha mulle ka seda teed justkui kinni panna. Et see on tekkinud just viimase poole aastaga eriti, et see hakkas hästi tugevalt, aasta aega ongi nüüd lahti rullunud see teema minu jaoks hästi selgelt. Ja ma näen, et see kese saab ainult nii tekkida ja ma arvan, et mõlemat pidi kese. See, kus ma eelnevalt olin, see, kui ma praegu vaatan tagasi, ütlen, siis ma arvan, et ma lihtsalt kadunud, ei saanud nagu aru päris täpselt, eks, mis kohast see tuleb. Et mida rohkem ma ise ennast tundma õpin, ehk mida rohkem õpin läbi nägema erinevaid anamisiksusi, hästi kihvtisti kirjutab selle anamisiksuste kohta Uspenski 4. tee raamatus, Davide kirjastus on selle välja andnud. Ja seal ta kirjutab, et see ütleb seda sama, et meil on tuhandeid erinevaid anamisiksusi, mis on erinevates eluhetkedes tekkinud, on ju, selleks, et me suudaks siis toimida ja ellu jääda isegi mingites hetkedes. Ja me isegi ei pane tähele, kui me nendesse nii-öelda lähme, et meie motiivid muutuvad, miks me midagi teeme, meie mõtted muutuvad, kui äärmuslik näide, oled vihane, ma ei tea, mõtled, kus sa teisele seal ütled, on ju, raudad maas, saad aru, võib-olla päris nii ikka ei ütle, on ju. Hästi selge näide sellest, kuidas on kaks, et see on hästi selgelt eristuv just. Aga teised anamisiksused ei pruugi nii selgelt eristuda, aga nad on ka jällegi võib-olla mõtlevad veidi teistmoodi, aga juba see allikas, kus me tuleme, on teine. Ehk siis mida rohkem me neid erinevaid isiksusi endas läbi näeme ja teadlikult ka see hetk, kui me nendesse kehastume, saame aru, ma olen siin. Seda rohkem sa saad just kui kaardistada seda kaarti, kes sa oled, sest et ma näen, et mis minu lapsepõlvest on nii endiselt, millega ma hästi palju tegelen, et kui ema oli kehastunud erinevateks alamisiksusteks, see on lapse jaoks kõige segadust tekitavam üldse. Ja kui ta ise pole teadlik nendest. Eriti kui ma kujutan ette, eriti kui need on veel nagu mitte äärmuslikud, aga nagu tugevalt eristuvad. Et just kui mu ema on kogu aeg erinev. Ja. Ja nii huvitav, et siis kui ma nüüd olen hästi spetsiifiliselt just selle nurgaga tööd hakanud tegema, et ise ennast tundma õppida, see on otseses mõttes. Mitte see, et ma tean, ma olen selline, ei, siis ma saan aru, siin on ikka väga palju, mida ma ei tea. Ja just läbi sööklingu praktika kindlasti on üks hästi viis selleks saada ausaid peegeldusi ja tõesti hakata nägema kohti, mis on siin, et nad tuleksid siis siia, siis mõtled, ei ole ausalt, et selline asi ongi mu sees, et alguses ongi ehmatus, kerge šokk võib-olla, siis saad järgmine päev pohmellis ja siis läheb üles, et nii on, et meil kõigil on paremad ja halvemad küljed, eks. Kus ma selle taga tahtsin nüüd jõuda? Isiksuse vastuvõtmine, terviklikuks muutumine. Et mida rohkem ma olen endas seda tööd teinud, nii et läbi nägema hakanud erinevaid isiksusi, näiteks mul on üks isiksus, keda ma päris värskelt siis näen, kes on hästi, hääletoon muutub madalamaks, ta on selline hästi tegelikult manipulatiivne, aga ta on hästi terav oma faktidest ja suudab fakte muuta niimoodi, et sa jääd mind uskuma. Hästi ohtlik. Ja tema baas, kus ta tuleb, on valu tavaliselt. Et üliohtlik tegelane minus ja ma üritan järjest rohkem näha teda, et mõista, et ma saan aru, et see ei loo ju mitte midagi muud kui kannatust siia maailma. Ja mida rohkem ma endas olen läbi näinud neid isiksusi ja neid on veel ja ma olen väga avatud, et seda peegeldust saama pidevalt, sest ma näen, et see on tõesti see minu missioon läbi see töötada, siis seda enam ma hakkan ka teistes nägema seda muutust ja see on nii, see on lihtsalt, tead sa nagu laivis vaataks teateetendus, kus inimesed, üks ja sama isiksus muutub nii selgelt, et see on lihtsalt, muidugi inimesed peab veidi paremini selleks teadma ka. Aga jah, see põnev, kõlab väga põnevalt. Aga kõnab ka siuke nagu, mina ise mõtlen seda, et kui meil on nii palju neid nii-öelda variarhetüüpe, kuhu me võime nagu minna, et tõenäoliselt see küsimus, aga kes siis mina või mis see tõeline mina siis on? Või kese nagu, et milline see kese on, kust ma siis
et kust ma siis ühele või teisele poole kaldun, on ju. Et see tundub siuke, et okei, et kui need on veel nagu hästi palju neid, kuhu ma, et kogu aeg natuke kuhugi liigun, et minul tekkis see küsimus, et wow, et kuidas ma siis tean, kes see päris mina olen või mis see puhas mina on, et ja kuidas ma eristan seda, et kas ta nüüd on puhas mina või ta on jälle mingisugune mäng, on ju. Et see inglise keeles on sense of self, et justkui see peaks koht olema, kus ma kogu aeg olen ja ma võiks justkui mitte muutuda, on ju. Et me tegime Alariga 2 aastat Harvardi professoriga teraapiat iga nädalast ja see oligi selle eesmärgi, et see sense of self tekitada ja see teraapia sisu oli siis see, et ta regresseeris meid tagasi siis lapsepõlve, just kui ma kogesin jälle ennast väga väiksena ja situatsioon, mis mul siis üles tuli ja tavaliselt tuli ikka mingi valu üles ja siis ma kujutasin endale sinna ideaalseid vanemaid. Mitte neid, kes mul olid, vaid neid, kes täpselt teadsid, kuidas muga olla, eemale minna, ükskõik, ma sain lapsena kõike justkui soovida, täpselt teadsid viimase selle momendini välja minu soovidest. Ja selle idee oli siis see, et kuidas siis lapsel tekib sense of self on see, et ja see, missugune lapse sense of self on, sõltub siis sellest, kuidas tema vanemad on talle temaga olnud erinevates hetkedes, kui tema on see päris beebi east saati olnud, ehk siis kui vanemad on olnud justkui terved kõrval, on hästi attuned olnud eesti keeles nätta, ma usutan, see on päris hea sõna, millest ma arvan ju, et siis tekib hästi hea, tugev enesega ühendus, et siis ei ole küsimustki. Aga kui vanemad on pidevalt muutuvad oma nendes rollides, ise, tihtipeale ei saagi aru, kedagi ei saagi sellest süüdistada, see on puhtalt teadlikkuse küsimus ja enesega töö küsimus. Et ma ei saagi, selle kohta ei saagi kriitikat mitte kellelegi anda, et inimesed saavad täpselt ja alati kõik annavad endast parima, alati, et see on nagu nii palju, kui mina olen inimese näinud. Kui muidugi ei ole just mõni alamisiksus käivitunud, kus ütleb, et ei anna, selgelt siis tal on valut, et ta ei ole tema ise see hetkeks. Aga siis see 1,5 aastat või 2 aastat, mis me selle Harvardi professoriga töötasime, et mis idee poolest siis, et ta oleks pidanud ära integreerima selle lapse valu ja see ettekujutatud ema-isa, kes siis olid, need oleks pidanud andma siis selle sense of self'i. Minuga seda ei juhtunud. Kuigi ma mõtlesin, et äkki ikka on, et kui ei tea ka, milline see siis on. Ja siis nüüd selle 1,5 aasta jooksul ma sain selle kogemuse kätte. Ja ma tein selleks iga päev 1,5 tunnist meditatsiooni, et tugevdada seda sense of self'i. Ja see justkui ja ikka tulevad need pilved sinna päikse ette vahepeal ja nii, et ei saa arugi, eks või õhemad, tundub nagu ei olegi ju midagi, olen ikka ju mina, saan aru, et juba oled. Ja siis saad kuskilt väriselt mingisuguse peegelduse, et kas keegi otseselt ütleb või sa ka näed inimeste reaktsioonist, et kui nad reageerivad, mitte ei inglise keeles on responding ja reacting, on ju, et kui nad respondivad, on ju, ehk siis nad märkavad ja ei reageeri, siis järelikult sa oled ilmselt iseenda enesega ühenduses, on ju. Aga kui nad reageerivad, 100% alati ei saa nii öelda, aga see on see, kuidas mina täna nagu küsitlen. Võib-olla see on esimene küsitluse koht, kuidas ma seda nagu vaatlen, et kus ma olen. Kohe kalibreerida peegelduse pealt, et okei, mis mu peegelduses või mis mu reaalsuses on, mis mu peegeldus järelikult on, kus ma siis järelikult ise olen. Ja, et see annab mulle võimaluse näha läbi võib-olla järgmine alamisiksus, keda ma ei ole näinud, kellega ma olen täna just praegu avastunud. Ja kõlab muidugi väga mahuka tööle. Väga nagu ressursirohke tööle, mida teha on. Et see on see, kuhu ressurss täna läheb. Ja mul on see võimalus ja ma nagu sajaga kasutan seda, sest ma näen, et see aitab mul paremaks inimeseks saamise igas mõttes. Mida iganes ma elus järgnevaks teen, kõiki suhteid arvestades, kõiki tegusid, ma tean, et need on nagu kordades kvaliteetsemad, et see ongi ju see, mida ma ju tegelikult soovin ja taotlen. Oprah on öelnud kunagi, et on 3 sorti naisi. On ühed naised, kes on emad või kes peavad saama emaks. On ühed naised, kes ei tohi mitte kunagi lapsi saada. Ja siis on 3 naised, kes on tädid, kes on mõeldud tädideks. Kas on sul mingi taju, kuhu sa täna ennast selle 3 lahterduse raamistikus paneksid? Mul on selline tunne, et ma võin olla
see, kuidas ma ennast täna, ma kindlasti, ma kujutan ette inimesed, kes teavad, ütlevad, ei ole nii, on ju, aga keegi teine ei saa sind paremini teada kui sa ise. Mitte keegi, isegi, mu ema ei tea ammu enam mind, mulle tundub, et ei olegi 100% kunagi mind näinud, sest et ta läbi oma filtrite vaadanud, kuna ta ei ole teadlikkuse teed kunagi käinud. Et mina täna arvan, et mina olen see teine, kes kindlasti ei tohiks emaks saada, sest et jah, ma olen tädi ja ma praegu just siin mõtlesin eile, et peaks oma vennad lastega kokku saama, kuna nad on seal 6 ja 10, aga no okei, kui ma paar päeva nendega olen, ilmselt midagi ära ei riku, eks, aga ma lihtsalt tean oma triggereid ja ma tean, kui vastik ma võin olla lastega, kui ma olen pikemalt nendega koos. Ja ma tean seda, kui vastuvõtlikud lapsed on ja kuidas ma olen kuulnud pidevalt lugusid, kuidas ma ei tea, teatud vanuses olid seal 8-10, puutusid kokku ühe inimesega võib-olla ühe päeva ja see muutis su elu, sest et lapsed ongi täpselt nii vastuvõtlikud. Et muidugi mus on väga palju ilusaid kohti, on ju, mis kingiks kindlasti igal lapsele midagi ilusat, eks, aga mus on ka varjukülgi, mida ma ei näe. Ja see hirm nagu teha kellelegi liiga kogemata näiteks on ju. Mulle kõlab justkui niimoodi, et ongi, et see hirm, et äkki ma teen midagi liiga või et äkki ma kuidagi reageerin millegi pealt ja siis ongi, keegi saab mingi trauma, on ju. Jah, et ma teen endale sellega haiget. Et see on puhtalt isekas praegu. Okei. Et loomulikult tema ka, aga ma tean, et kui valus see mulle on. Kui sa saad, et kas see, et kui sa näed läbi või kui sa saad aru, et midagi... Muidugi käike saab tagasi võtta, aga mingid asju kohe läbi näha, eks. Et sooviks külvata siia, kuidagi, jah, et see on see koht, kus ma praegu olen. Võib-olla ma siin aasta pärast olen teises, kindlasti olen. Et kui ma näen, et see turbo, millega ma praegu läbi oma protsessidele liigun ja see kuidagi, saan aru, ma ei saa isegi valida seda, et ma praegu olen selles kohas, et täpselt nii see juhtub. Et aasta pärast võib-olla kõik rahuneb maha, siis ma näen piisavalt hästi tunnen ennast, et öelda, et ma tunnen nüüd, et tõesti, et ma olen valmis emaks saama või hea tädi olema. Et julgen rohkem koos olla kauem oma vennalastega kui paar päeva. Paar päeva isegi on juba hästi minu meelest. See on juba väga hästi, jah. Lihtsalt pigem see, et paariks tunniks vaata, käid nendega kinos ja kohvikus ja siis on korras on ju, või siis, et ma ei tea, tulevad teile siia, on paar tundi siin või ühe õhtu ja siis või ühe öö, et näiteks hommikul lähevad ära, et paar päeva on isegi juba hästi. Just. Kas sul oli nagu raske ka vastu võtta või mis protsessid su sees olid, kui sa mõtlesid selle peale, et võib-olla sa ei saagi lapsi? Et kas seal oli nagu, või et võib-olla sa otsustad mitte lapsi saada? Et kas seal oli, et see on nagu nii, et üks asi on see, et kui naised ei saa lapsi ja siis see justkui nagu ei sõltu minu otsusest, vaid lihtsalt, ma ei tea, on nii. Aga kui ma otsustan mitte saada lapsi, siis see on nagu tugev statement või tugev otsus, on ju. Et kas seal oli ka veel mingid, ma ei tea, alamkihte veel või mingi... Ma võib parandaks seda, et see ei ole nii, et ma otsustan mitte saada praegu. Okei, et praegu. Et ma kunagi ei tea, kus ma poole aasta pärast olen. Aga see otsus jah, et ka see tegelikkuses on otsus, et mingi osa ikkagi see alamvisiksus, mis on, ta oli siuke nagu kaval tegelane, kes ikkagi mõtlesin, no äkki kogemata jään, no siis ma kindlasti saan, sest et ma alati armastan ja kuidas me siis ei saa, eks. Et praegu ma ei ole kusjuures nii kindel. Et kui ma praegu peaks jääma, et siis laps jääks, et ma olen isegi sellise koha peal praegu, aga muidugi ma ei tea, mis siis saab, kui see juhtuks, eks. Et seda nagu, no isegi praegu ma tunnen, et see on ikka väga raske öelda, aga see on see koht, jah, kus ma näen, ja muidugi kõik endast oleneva, et seda juhtuks, sest et sooviks, et asjad ikkagi oleksid joondunud läheks. Aga ma arvan, nii kui ma selle mulli läbi nägin, oi, see on lapses, see on kõik hästi ja siis meie suhtemured kõik kukuvad ära ja siis kõik ongi tore ja siis Alar on see ideaalne mees, kes ei triggerda meid üldse ja tal ei ole seda varju poolt, ei südista meid mitte veel jäski enam. Mida ma kuulen, täpselt vastupidi, naistele avalduvad mingid küljed, mida nad üldse endas ei teadnud, nad ei tunne ennast peale äragi, mega raske on ja siis nad tegelikult vajaks kõige rohkem seda, et mees neid siis see toetaks, et nad üldse hakkaks midagi aru saama jälle ja siis, kui mehega on eelnevalt lapendab, ega siis seda meest ka üldjuhul sealt Supermanina välja ei lenda, on ju. Et jah, et ühesõnaga see vastus su küsimusele, et nii kui see oli huvitav, et see mull nagu ise niimoodi lahtus ära, teed nagu mingisugune paks udu, mis üks hetk nagu lihtsalt ära lahtub. Nii kui see nagu ära lahtus, siis mul muutus
pilt hästi selgeks, sain aru, et see ei ole see hetk. Et enne oli kogu aeg siuke nagu, võib-olla on ka. Niimoodi, et see mingisugune osa, kes nagu polnud üldse ühenduses selle reaalsusega sinna, oli natuke nagu niimoodi natuke saboteeris, kuidagi mängis oma mingisuguseid motiive või mis iganes seal taga oli, pole isegi mõtet minna sinna. Jah, sest ega see nagu emaks saamine on nagu nii mitmel tasandil ongi väga väljakutsuv. Ühel poolt see, et keha kõik muutub, on ju. Nagu kõik kehas ongi nagu nii muutub. Samal ajal on see hästi ilus, et milleks kõik on meie keha võimeline. Et ongi, et mingi väiksest kübekest hakkab kasvama, nagu lihtsalt minu sees kasvab üks laps, nagu inimene. Nagu kõige suurem ime üldse, mis maailmas on, et minu sees, nagu naise keha sees on võimeline üks inimene kasvama. Ja kogu see sünnituse protsess ja kõik alustad selles juba, et ongi, kui suureks see kõht võib minna, kuidas meil nahk venib välja ja siis ta venib jälle tagasi, on ju, ja kõik see rindade füsioloogia ja kõik see nagu, et milleks kõik meie keha on suuteline, ongi see sünnitus ja pärast see taastumine ja siis see jõud, mis naisesse minu meelest tekib pärast seda, kui see laps on käes või see jõud, millega nagu kontakti saada nagu sünnituse ajal, on ju. Aga samal ajal ongi ühelt poolt on see hästi ilus ja hästi tugev ja ongi nagu tüdrukust kasvab täiega küps naine pärast sünnitust. Aga samal ajal on ka see mündil on ka täiega teine pool, on ju, mingi megaväsimus, identiteedikriis, rasedusjärgne depressioon on levinum, kui me tahaks keegi sellest nagu seda tunnistada, on ju. Mäletan ise, kuidas see oli ka täiega alistumise protsess, kui ma varasemalt olin elanud hästi aktiivset elu, käinud ringi, nautinud reisimist ja kõike seda ja siis ma olingi aasta-poolteist hästi kodune. Loomulikult oli see ka minu valik, et ma ei käinud koos lapsega ringi, vaid ma eelistasin hoida nagu just teades seda, kui vastuvõtlikud lapsed on ju, eriti nii väikses vanuses, et siis ma eelistasin mitte minna rahvarohketesse kohtadesse, mitte käia nii palju ringi, et ta ei peaks kogema juba nii hapras või puhtas olekus nii palju erinevaid energiaid, vaid tema enda energia saaks rohkem ankurduda enne, kui me hakkame sinna neid teisi energiaid peale panema, on ju. Et ühel poolt oli seal nagu puhas koht seda teha, teiselt poolt oli täiega ego läks niimoodi protsessi, et ongi, et ma istun siin 4 seina vahel põhimõtteliselt, mu päevatöö on ainult nagu imetada, vahetada mähkmeid, vaadata, et see väike olevus ellu jääks, on ju, panna teda magama, äratada, vaadata, et ta oleks hästi, et ta üle ei kuumeneks ja ala ei jahtuks, on ju, ja siis nagu ainult rattas, magada ei saa korralikult üle, et see nagu nii kiirelt tuleb nagu nii jõuliselt nähtavale ka see negatiivne pool või see raske pool. Aga tegelikult on sama tugev ka see positiivne pool, on ju. Võib-olla lihtsalt eriti esmalapsena, mina oma natuurilt olin täiega pigem selline ülemõtleja, ülemuretseja, eriti esimese lapsega ja mul ei olnud paarisuhe sellises tugevas kohas, et ma oleks saanud läbi partneri siis mingit rahu enda sisse, on ju. Et siis täiega turbulentne aeg. Seda enam ma näen praegu seda, et on see valiku koht on nii oluline, millal ma lapse saan. Et ma selles mõttes täiega nagu ma ei oska öelda, mis ma siis sinu suunas nagu mõistan. Et see ei ole isegi mitte kas, vaid millal. Ma arvan, et see võib olla kõige õigem, sest et ja siis, kui see aeg läheb, minu puhul ma ei tea, iga naine tunneb erinevalt, ka mees on ju, et lihtsalt kui see aeg lähebki mööda ja ei saanudki, siis läks nii on ju, et see praegu on see leppimine, muidugi ma ei tea, samas isegi ma mõtlen, et isegi mu ema ikka ütleb ja siis oled seal 60 ja 80. See on põhiargument, et ühel hetkel oled juba vana ja siis teistel käivad lapsed külas ja lapselapsed külas ja siis oled seal jõulude aeg vahid oma mehega tõtt ja mõtled, et no nii. Et nüüd on siis, et kaua me siis oleme siin kahekesi. Ja samas ma nagu nii palju, kui ma olen teadlikke naisi vaadanud, kes ei ole saanud lapsi, ma ei tea kedagi, kes oleks kahetsenud seda.
kes on valinud mitte saada või ei ole saanud, on ju, mingid mis iganes põhjustel. Sest et nagu inimeseks olemise juures ei ole mitte kunagi probleem see, et me ei leia piisavalt põhjendust, et õigustada oma valikut. Seega ma nagu praegu hetkel ei näe põhjust muretsemiseks, aga ma nagu ka ei näe muretsemiseks. Ma täna olen 33. Ma arvan, et mul seda suuküpset iga veel. No tänapäeva meditsiinus 10 aastat kindlasti on sul aega veel nagu otsustada, vaadata, tunnetada. Võib-olla isegi rohkem. Et see on väga pikk aeg. Ma arvan, et juba siin poole aastaga on juba asjad kõik täiesti teistmoodi. Mina teen ka sellist paari, kes on otsustanud, vähemalt nii palju, kui nad on nagu välja kommunikeerinud, siis see on olnud nende otsus, mitte siis nii-öelda looduslik valik, et nad ei saa lapsi, aga et nad on, ehk siis, et õnnelikud on just need, kes on otsustanud, et nad ei saa lapsi. Ja just selle mõttega, et nad tahavad pühendada teineteisele. Nad tahavad nautida seda paarisuhet, nad tahavad nagu sinna sisse sukelduda. Neil on võib-olla mingi missioon siin elus, mida nad tahavad teha, mis on suurem võib-olla kui see nagu pere või kodukeskkond on ju. Ja siis selles võtmes nad ongi otsustanud, et nad ei lähe sinna lapse saamise teed. Või siis need, et kes ei saa lapsi, siis nad on nagu alistunud sellesse, selle reaalsuse vastu võtnud. Et me ei saa lapsi, selge. Vaatame siis, kuidas muud moodi meil äge on. Et kui see nagu siuke mõru maiksel kogu aeg juures ei ole, et siis muidu jääb vaata nagu mädanema see idee, et me ei saa lapsi. Aga kui oleks nagu alistunud selles, et see on ikkagi nagu, et hea küll, et me valime, et me ei tea, ei lähe kunstliku viljastust või lapsendamise teed, vaid me olemegi kahekesi. Et siis, et jah, need paarid, keda mina tean, kes on selle teemaga nagu selle valikuga rahus olnud, et see on nii äge, see on isegi natuke kahetsusväärne või kadestusväärne siuke vabadus, mida annab lapse vaba elu. Siuke teadlik lapse vaba elu. Siuke küps ja siuke, jah, see küps lapse vaba elu, et siis tihtipeale on ju see, et meil lapse vaba elu ongi, mina olin 28 vist, kui ma lapse sain, on ju. Et enne seda, jah, ma juba tegelesin enese arenguga, aga kindlasti mitte sellises sügavuses, et ma ei olnud kindlasti mitte ju seal, kus ma täna olen, on ju. Ja enamustel tõenäoliselt ongi niimoodi, et see lapsevaba elu on siuke mitteteadlik elu ja siis kui hakkab siuke teadlikum elu, siis seal on tegelikult juba see lapsed sees, mis juba seab mingeid piiranguid. Aga et kui on nagu teadlik ja küps siuke lapsevaba elu, siis see tegelikult on päris, ongi nagu sellest lapsega kohast vaadates on see nagu päris kadestusväärne koht, kus olla, et teil on nagu kogu maailma aeg, teil on kogu maailma ressursid, te ei pea nagu tähelepanu kogu aeg jagama, et kas või see, et sul on nagu reaalselt aega mehega rääkida, mitte et kogu aeg mingi emme, kogu aeg käiks, et kogu aeg peab nagu jagama oma tähelepanu näiteks, on ju. Ja. See on ka huvitav nurk, mille sa tood. Ja samas see tundub, et kui ma nagu jätan kõrvale kõik selle, kus ma praegu olen, kõik, mis ma läbi teen, vaatan reaalselt otsa, ja siis kui kuidas kirjeldasid enne selle emaks saamise, kõht läheb suureks ja see ime ja siis kõik see sünnituse. Ja see tundub mulle hästi huvitav, see kogemus, tohutult huvitav. Aga ma nagu saan, et olles, ma arvan, et see vist ongi nende inimeste vigaks, liiga palju endaga tegelevad, hakkavad nagu riiga reaalselt neid asju tegema. aga jällegi ma ei võta mitte midagi oma elust välja, ma lihtsalt väga selgelt reaalselt võtan vastu selle, kus ma praegu olen ja ei ürita seda ei suuremaks ega väiksemaks teha. Ja minu meelest on seal siuke nagu see balansseerimine selle vahel, et kas ma hakkan tegutsema, kuniks ma olen täiuslik või siis, et ma saan piltlikult öeldes täiuslikuks tegutsedes. Ehk et ongi, et kui palju me siis ikkagi peame olema ette valmistunud millekski, mida me tegelikult ei saa ette valmistada. Et me nii ükskõik kui palju me ei tea, raseduse või sünnitusest näiteks loeme, koolitustel käime, nagu ette valmistame siis see sünnituskogemust. Ma ei saa mitte kuidagi enne, kui lihtsalt peab pidi sisse sinna sukeldudes, on ju. Et see tundub mulle kõik väga loogiline. Ma arvan, et seda ei olegi võimalik nagu õppida. Aga tegelikult nagu emaks olemist samamoodi, et see on tegelikult minu meelest nagu sarnane, et ma võin ette valmistada, aga reaalselt kui see, ma ei tea, alguses see nunnu pamp mul siin diivani peal näiteks on, et alles siis ma saan tegelikult, see oli nagu megatripp, hakkas siis pihka, kui ma sain emaks, kui palju siis tuli neid alateadlikke asju kõik üles, kuidas mina olin ise laps ja minul oli ema, millised protsessid seal veel siis see üles tõi ja see on mingi elukestev õpe. Absoluutselt, et kõiki asju ei saagi, ma olen tõesti nagu nõus ja see ei ole ka, tähendab,
eesmärk, kõik asjad, ma arvan, et siis, kui päris laps majja tuleb ja enda oma, et ma kujutan, et see on kõik hoopis teine kogemus kui sõbranna või venna või iganes teise lapseks, kuigi nendega võib ka väga hea ja tugev side olla, eks, et siis sa ikkagi aitab avada nurki, mida mitte üheski teises versioonis ei saaks seda juhtuda, eks. Aga see, mida ma täna saan ära teha, seda ma näen. Ja see ettevalmistus osa ongi, et kust platvormilt üldse see otsus teha, eks see. Et kui ma nagu näen, kus ma praegu olen, see üks rumal. Minu enda nagu mõtteks, et täiesti ignoreerimine, ignorantne ja enda elu 10 kordi raskeks tegemine, pluss kui ma vaatan, ma ei taha siis lapse üldse mõelda, et mida temast kogema peab. Ja minu jaoks väga huvitav väga huvitav teema minu jaoks. Just selles mõttes, et ongi, et nagu mõelda läbi need teemad, millal ma lapse saan, mis ajendil ma lapse saan, kus ma ise olen ja kõik see, ka mina minu sellises ikkagi värskes suhtes ma täpselt tean, et nagu kindlasti ma ei taha praegu mitte mingit last, nagu on juba üks laps, aga mingid, et nagu veel ühte pisikest beebikest hakata kogu seda tralli uuesti läbi tegema. Ma tean, et ma tahaks ühel hetkel, aga kindlasti mitte praegu nagu paar aastat kindlasti. Ma tahan nagu hoida seda energiat enda sees, ma tahan ise kasvada, ma tahan hoida, tugevdada seda paarisuhet, ma tahan õppida oma partnerit tundma nagu mehe rollist, mitte isa rollist. Ma tean, et see ühel hetkel tuleb see koht, kus nüüd ma tahan isa rollist sind tundma õppida, aga ongi, et kui iga pere alus on mehe ja naise suhe, siis see on vaja, et see vundament on nagu peab olema tugev, et sinna saaks peale tulla see ema-isa roll. Sest nii palju, kui ma olen terapeutidega rääkinud, siis see on ka põhipõhjus, miks pered lahku lähevad, et need ema-isa roll tuleb peale ja siis ei saa see mehe-naise roll, ei saa enam piisavalt tähelepanu, aga absoluutselt iga pere baseerub mehe-naise rollil, kuhu siis tuleb see pereelu peale. Ja kui me räägime naise-mehe rollist, siis tavaliselt nagu imageteraapia, kes on kokku puutunud, on just nii kenasti ka selle lahti võtab ja mis minu kogemus on seda 100 000 kordselt tõestanud, et kuidas me ikkagi selle partneri valime puhtalt selle järgi, kuidas me need valukohad lapsepõlvest olid ja selle perspektiiviga, et nad siis ära tervendada. Aga kui me muidugi ei käi teadlikkuse teed ja ei tee teraapiaid ja ei vaata endale otsa, siis see on väga paganama keeruline, tihti lähevadki suhted katki või siis me hakkame ignoreerima, petma, mis iganes muu versioon sinna peale, eks. Ja see nurk ja teine nurk, mis ma võib-olla tahan veel öelda ja see on okei, kui ka ei saa. Et hästi tugevalt tuua ka see lauale, et see on ka okei, kui ei saa. Sest mul on paar inimest, kellega ma olen vestelnud, kuuldes nende kirge, kui nad räägivad oma elust ja asjadest, mida nad soovivad saavutada. Ja siis nad räägivad sellest lapse teemast, neil nägu vajub ära, nad silmad muutuvad kurvaks ja nad saavad aru, et nad peavad selle lapse saama, selle ema ootab ja ühiskondlik surve on suur, et laps peab olema. Ja isegi nagu nähes seda, et ta isegi ei näe, et tal oleks valikut selles. Aga nii selgelt kõrvalt vaatan ja nähes, et kuule, aga mulle tundub, et see ei ole see koht, kuhu see kirg praegu tegelikult voolab, on ju. Ja kui ka ei saa, on okei. Et tegelikult neid inimesi on maailmast piisavalt, see on valik. Ja see on valik, mitte kohustus. See on valik naistel esimest korda ajaloos, see on valik. Et see päriselt on valik, et seda läbi tunnetada. Et ma saan aru, et minu postitus ka peale seda naiste seminari esinemist, siis ma selle Facebooki panin, siis mulle tundub, et paljud naised isegi ei saanud aru, et mingid muud asjad käivitsid selle peal, nad isegi kuulnud seda minu tegelikku sõnumit seal taga. Muidugi minu teekond on minu teekond, kus ma praegu olen, aga et see on valik, Et siin ei ole maailmas inimesi puudu, siin ei ole sul kohustusi ema ega isa ega kelle iganes ees, on isegi mehe ees sul pole kohustust. Sul pole mitte kellegi ees kohustust, kui see ei ole sinu teest, et kui sa oled õnnetu selles, oled õnnetu ema, siis ega laps ei saa õnnelik olla. Ja see on nagu veel kehvem sellest, ütleme nii, et see, kui jääd rasedaks, kuigi tegelikult ei taha, siis see tunne, mis ma olen grupiteraapiates nii palju olnud, et mida need lapsed tunnevad või läbi peavad elama või kui raske on selle koha tervendamine, et ma ei olnud soovitud laps.
mis taak see kaasas on või nagu et ongi, mis platvorm see tervele elule on ja enesehinnangule, eneseväärikusele, enesearmastusele, sellele, et ma olen suuteline, ma olen väärtuslik, ma olen nagu, saan hakkama, kui ma tegelikult see energeetiline platvorm on juba see vist stardipakk on juba see, et ma ei ole soovitud laps, et ma tulin kogemata või noh, jah. Ja ei, mina, keda mu ema ütleb, et ta väga armastab ja ma usun, et ta teebki seda ja ma tunnegi seda, et ta nagu nii hästi, kui tema oskab täna on ja ütles, et ta väga tahtis, kui ma ikka tal kõhus olin ja nii polnud tähelepanu, olid omad traumad sinna peale, mida too hetk, siis ma saan aru, et ei teadnud, et minuga tehti on ju seksuaalses võtmes on ju ja täna kõik need väärtused, mis sa ette loed, ma teen täna tohutult, näen vaeva iga päev sellega, et neid väärtusi omada, eneseväärikust, usku endasse, kõiki neid asju. Ja ma olin tahetud laps, on ju, et isegi, see ei vaja isegi seda, et mitte seda kogeda, isegi sa oled tahetud laps, on ju. Et see kõik on omavahel tihedamalt seotud, kui me oskame seda arvata ja kui me ja kui me ignoreerime neid asju, siis me lihtsalt kordame meil kaasantud vigu ja nii on. Ja toome selle inimese siia maa peale ja siis teeme täpselt samamoodi, käime seda alateadlikku vanad mustrit ja lihtsalt jah, kanname edasi seda, mida me tegelikult ei taha edasi kanda, on ju. Ja see on see, mille eest ma tunnen, et mu sees nagu hakkab midagi nagu vibreerima ja mulle tundub, et see on see, mille eest ma nagu minu ema minu sees, kes on minu versioon emast võitleb. Jah, see ema süda, vaata. Tegelikult meil on kõigis hea, see ema süda on olemas ja sinu ema süda ütleb, et kallis praegu ei ole õige. Ära mine sinna veel praegu, on ju. Ja see on see, mida ta mulle ütleb. Ja mida rohkem ma ennast õpin tundma, seda rohkem ma ka seda kohta kuulen. Ja selgelt, nagu et ei ole nagu mingid segajaid vahel, kus kuidagi tule siia poole ikka. Ja mulle on selleks teine jutt. Või mingid illusioonid või mis ei ole siin, mis ei ole siin, mis ei arvesta seda, mis praegu on. Et kui me sellesse suhtesse praegu lapse sünnitaks, ma arvan, me kannaks Alariga välja. Ja seda ma ei sooviks. Ei lapsele, ei endale, ei Alarile. Aitäh, et sa kogu selle teema nii avameelselt, nii isiklikult ja nii nagu ausalt nagu nii-öelda laiali laotasid või siia ette tõid või siia nagu välja tõid ja seda jagasid. Ja ma olen enam kui kindel, et väga paljud naised saavad siit väga palju rahustust, et nad ei nagu rahunemist või niisugust nagu kindlust rahunemiseks, et nad ei pea seda tegema, nad said üldse teadmised, ma usun, et paljud said selle, et kontseptuaalselt neil ei ole kohustust, et see on valik, on ju. Ja see mõtestatus võib-olla ka, et ka lapse saamisel peaks eelnema ettevalmistus. Et mitte ma ei hakka ette valmistama siis, kui mul see beebik juba kõhus on, vaid selleks, et ta sinna kõhtu saaks, ka sellele vaja ette valmistada erinevatel mina soovitan täiega erinevatel tasanditel ongi keha puhastada, energeetiliselt puhastada, kõik see emotsionaalne pagas, mida me kaasas kanname, on ju, kõik need kihid, kõik see, kust me tuleme, on, et kõike seda puhastada, et me oleks nagu võimalikult heas kohas, enne kui me selle ostuotsuse teeme. Eluaegse. Ei saa pretensioone hiljem esitada. Ükskõik, kui neile see laps ka ei tule. Tähendab, alati on äärmusid, aga ma kujutan, et me vähesed tahavad seda valida. Aitäh, ma olen täiega tänulik. Täiega väga-väga nautsin. Aitäh sulle, et sa avasid selle teema ja kuidagi märkan nagu hästi palju energiat endas ja kuidagi ka nagu valmidust, et võib-olla mõnes käivitas see midagi hästi tugevat, et võib-olla enne, kui ma ei tea, kirjutad mulle või selle emotsiooni pealt, siis vaata sügavamale, et mis see on, et võib-olla seal on hoopis vastus sulle endale. Ja. Aitäh ja aitäh ka kõikidele kuulajatele, kõikidele vaatajatele. Nagu ikka ma siin lõpus tavatsen öelda, et kui see saade sind puudutas, siis kirjuta tagasisidet, kirjuta kommentaari, jaga seda saade, et saada see edasi kellelegi, kes võiks või peaks seda kuulama, vaatama. Las see hea info, hea sõna levib ja anname kõik hoogu juurde selleks, et teadlikkus ja see ärkamise protsess aina rohkem hoogu juurde saaks ja aina nagu tugevamalt ja suuremalt leviks.
mina tänan ja kohtume juba järgmisel korral. ja aitäh minu poolt ka.